Mingi märk on mul alati lehe või selle kile all. Ma ei tea, mida see tähendab. Aga me teeme nüüd siin Mehhikoormas. Käisime külapoes ja Kristella, kes meil siin kaamera taga on, sai šokki, sest et inimesed olid nii sõbralikud ja nagu see on nagu selline koht, kuhu tahaks iga kell lihtsalt tagasi tulla, sellepärast et lähed poodi, müüja ütleb sulle hästi rõõmsalt tere, siis käid seal ringi, inimesed ütlevad sulle tere ja siis sa lähed maksma, ta ütleb sulle tere ja siis ta ütleb veel sulle, et noh, tulge siis ikka tagasi ka või nagu järgmise korrani. Siis ma jaa, ma tulen kindlasti siia tagasi, sest et nagu nii tore klienditeenindus. Aga head isu. Me oleme Mehhikoormas. Ma ei tea, kas me ütlesime seda või? Me oleme Mehhikoormas. See on ka Põlvamaal vist. Ja tulime siis vaatama. Mina olen siin esimest korda ja siin kõndis me just seda tänavat mööda ja lihtsalt vaatad mõlema poole. Siin mingi kalad kuivavad, siin mingi ilus maja, mingi väga huvitav. Siis on hästi ilusad lehed, on ju. Lihtsalt ainult üks tänav ja sa juba oled nagu oh my god. Miks ma varem siia ei ole jõudnud? Kristin, sa suudad seda? Sa oled peaaegu mere ääres. Seal on mingid loomad. Linnud. Need teevad häält. Ma tulen appi. Teises maailmasõjas Eesti riikliku iseseisvuse taastumise eest võidelnuile. Võidelnuile. Tuleb välja, et me ei ole enam Põlvamaal, vaid hoopis Tartumaal. Aga noh, see on väga lähedal ikkagi Põlvale, nii et soovitame ikkagi Mehhikoormasse ka tulla. See räppil on. Vaatame, mis see vesi siis teeb ka. Ja sind ründamas suur hall, kui on meri hülgehall ja sind ründamas on suur hall, nõnda head mõelda siis, et seal kuskil rannali ja mere ääres väike maja ootamas on mind. Nii head mõelda siis, et kuskil rannali ja mere ääres väike maja ootamas on mind. Jätame Kristini nüüd siia. Sõida minema.
tšau! oi,